Jau, hommikut. Maiko Johanson siinpool. Olen Success Unlimited Maiko Johanson raamatu kaasautor ja olen siis ehitanud ja võtnud uue rolli endale. See on siis juhendaja, nõustaja, koolitaja, mentor. Ja nüüd ma teen siis uue playlisti, et kui sa vaatad seda YouTube'is, siis on siin konkreetne playlist ehk siis veenmine ja mõjutamine. Et kui sa oled mingisugune ekspert omal alal juba näiteks 10-20 aastat töötanud mingisugusel alal või tegemisel, sul on mingid ekspertteadmised, siis on nendest kindlasti sulle väga palju väärtust. Ja kui sa oled algaja, samamoodi on sulle väga palju väärtust. Ja kui sa vaatad seda Facebookis, siis saad minna minu YouTube'i kanalile ja vaadata neid videosid nagu järjest. Aga see on siis praegult esimene. Ja enne kui sulle jõuaks nagu kohale kõik see, mida ma hakkan siin edaspidises playlistis pakkuma, ma soovitan sul soojalt YouTube'i minu kanalile minna ja vaadata järjest ära selline playlist nagu saladused, mida nad ei taha, et sa teaksid, sinu soov on sinu käskida. Seal on need kõige esmased põhiprintsiibid, mis räägivad õppimisest, et sa saaksid olla valmis, et su vundament oleks piisav, et see muld oleks piisavalt väestatud ja viljatud ja kultiveeritud, valmis nii-öelda edasiseks infoks. Et inimesed, kes on selle playlisti seal läbi teinud, on valmis nüüd selleks kõigeks, mis siin on tulemas, sest nad teavad, mis neil on vaja eelnevalt teada, et need mõtted siin ja ideed siin omandada. Nii, ja tänases videos sa siis õpid nii-öelda mõjutamisveenmistehnikaid, see on selline sissejuhatav. Et meil kõigil on nagu alateadlikud käitumisviisid ja mallid. Midagi, mida me ei teadvusta, kui me ei ole nendest teadlikud. Nagu öeldakse, et inimene kasutab 10% enda ajust, see on vale. Inimene kasutab, ma arvan, et tervet ajud. Ainult, et on 10% teadlik, sellepärast, et tal ei ole piisavalt nagu intellektuaalset pagasit, et mõista neid alateadlikke programme. Ja üks asi on siis näiteks selline, et kui sa küsid kellegilt näiteks teenet, sa soovid midagi. Et siis on, et kui sa lihtsalt küsid, et näiteks poe järjekorras või et bussijaamas, et palun lubage mul ettepoole minna, siis tavaliselt keegi ei tee seda, sest nagu mis lamp. Aga kui sa annad põhjuse, kui sa ütled sellepärast, et juba see käivitab psühholoogilised alateadlikud mingisugused mustrid, millele inimene tunneb sisemist vajadust vastata. Palun lubage mul ettepoole minna sellepärast, et mul on rasked kotid, sellepärast, et mul lapsed ootavad bussis, midagi sellist. Reeglina siis sind lastakse kohe ette. See on inimeste alateadlik, psühholoogiline käitumis selline muster, millele nad tunnevad sisemist vajadust vastata. Ja et kui sa nagu küsid inimeselt, et mul on su nõu vaja või et mul on su arvamust vaja, et siis see tekitab inimesest tunde, et ta on väärtuslik ja vajatud. Ja sa saad palju täpsemalt nii-öelda nagu abi, sellepärast, et sa näitad samas ka välja enda haavatavust, et sul on abi vaja. Ja see jälle automaatselt nagu käivitab inimese alateadvuses midagi. Et väga vähesed inimesed on nagu reaalselt teadlikud nendest asjadest, nagu teadlik. Me kõik käitume nii ja meil on nagu mingisugune aimdus, sest me nagu tegutseme ja see tundub hea, aga kas me oleme nagu teadlikud, et selline asi nagu toimub meis, et see on nagu automatiseeritud süsteem meie sees. Niimoodi siis käituda või niimoodi siis vastata. Teine hästi lihtne asi on, millele kohe siin nagu sissejuhatuseks tähelepanu pöörata, on nagu kahte sorti, nagu kaks põhistereotüüpi. On puudusteadvus, on küllusteadvus. Ehk siis on nagu vaesed ja on rikkad. On nagu nii-öelda
paigal püsiva mõtteviisiga inimesed ja on kasvumeelsed, nagu kasvumentaliteedis inimesed. Ja neid asju kasvatatakse hästi ära, näiteks mina isegi Maximus, ma pidevalt jälgin seda mängu. Et hinnad, näiteks VG Edukan 29 eurot, punane silt 29 eurot. Keegi ei osta, läheb nädal aega mööda, oletame, et seal on ikkagi ju managerid ja poejuhid, nad vaatavad, kuule näed, see kaup ei lähe, me peame hindadega mängima. Siis nad panevad sinna täiesti uue sildi 39 euri. Aga et on näiteks 10-20% soodustust. Ja siis on 39 maha tõmmatud ja siis on all 29. Nad näitavad sulle piltlikult, visuaalselt, nagu sa saaksid hullud hea kauba, aga tegelikult on hind ikkagi sama. Ja inimesed siis nii-öelda müügiprotsent ja ostuprotsent siis kohe tõuseb. Sest et nii-öelda kasutatakse ära seda stereotüüpset puudusteadvusega, vaese inimese mentaliteediga inimesed vaatavad, ma saan sitaks odavamalt ja ostab. Ja siis näiteks internetis igal pool kasutatakse veel lisaks nagu selliseid mingeid ostukuponge või sooduskuponge, et näed, et kui sa lähed selle kupongiga, siis sa saad odavamalt. Jälle on ära nii-öelda kaaperdatud inimese alateadvus. Ma saan odavamalt. Ja teine siis nagu küllusteadvuses inimestel on, et kõrgem hind tähendab kvaliteeti. Mida kõrgem hind, seda kvaliteetsem. Ja mõned inimesed kasutavadki seda ära, mõned nagu ettevõtted, poed, mida iganes. Et nad panevadki suurema hinna, sellepärast et nad teavad, et see käivitab siis kasvumeelsetel inimestel nagu psühholoogilise nii-öelda sellise käitumismudeli või malli, et nad näevad, et seal on nagu kvaliteet taga. Saad aru? Räigelt väärtust praegult sulle siin. Nii et sa saad samamoodi kasutada neid samu lihtsaid asju, et edendada enda ettevõtet või siis, kui sa hakkad looma, et siis sa saad nagu juba mõttes ette valmistada, et kuidas sa saaksid kasutada neid asju. Et kui mõni mõtleb, et see on nüüd manipuleerimine või midagi sellist, siis see on jälle, et ei ole ei head, ei halba. Meil kõigil on nagu sisse ehitatud see südametunnetuse teema. Kui sina paned toote välja ja paned selle hinnaks kas 29 euri või 129 euri, see on sinu toode ja sina tead selle väärtust. Sina määrad selle väärtuse. Inimesel on ju vaba valik seda osta. Vahet ei ole siis, kas sa mängid nende hindadega või mitte. Kas sa siis nagu kaaperdad inimeste alateadvust või mitte. Inimese vaba valik on seda osta. Tema ostab seda. Et siin on nagu hästi tähtis mõista seda, et me ise piirame kogu aeg iseennast enda mõttemustritega, enda veendumuste ja arvamustega, sellepärast, et see tuleb meile kaasa meie lapsepõlvest, meie vahetust keskkonnast, meie haridussüsteemist ja üleüldse kogu sellest süsteemi puntrast, kus me nagu sees elame. Meid on nii koolitatud, siin on nii palju erinevaid nagu selliseid nii-öelda nagu põhjuseid, miks on tagajärjeks meie käitumine selline. Üks suur asi ongi see, et meid on nii palju nagu okupeeritud ja kiusatud riik, et meil on selline psühholoogiline, mentaalne valukeha juba nagu kogu aeg ennast nagu kaitsta ja näha nagu rohkem puudust kui küllust. Et see on siis selline sissejuhatav pool sellesse veenmise playlisti. Ja ma jätan siia, et kui sa vaatad YouTube'is, siis video all on nagu videokirjeldus. Ma panen sinna, et kui sa soovid näiteks Success Unlimited by Maiko Johanson minu raamatu esimest peatükki tasuta, siis sul on see võimalus, kui sa soovid selle raamatu ostva. Seal on link Amazoni raamatupoe müügilehele ja sa saad selle sealt endale koju tellida. Samuti on mul sinna pandud ka selline lehekülg nagu Redbubble ja Oktoberborn. Et sinna ma olen lisanud mõned enda disainiga, nii-öelda enda disaini mingi pildi või midagi sellist. Ja sul on võimalik selle disainiga siis endale koju tellida erinevad kaupa, pusasid, teesärke, kohvitops, telefoni ümbriseid, patju, padjapüüre, dušikardinad, mida iganes. Et sa saaksid nagu sellega tagasi mulle anda, et ma sulle seda väärtust siin toon. Ja samas jätan ma ka enda pangaarve numbrid, et see on vaba nagu valik, sa ei pea seda tegema, aga kui sa said mingisuguse väärtuse,
ma tean, et sa saad, kui sa nagu kuulad tähelepanelikult, siis sa saad seda infot kasutada ja siis edendada enda elu. Et mina tean, et ma väärtust toon, aga sul on vaba valik, kuidas mind siis nagu aidata või tagasi. Et ma teen seda nii-öelda siis nüüd täiskohaga ja jah, hetkeseisuga on mul lihtsalt nii-öelda siis olen nagu avatud küllusele. Ronin välja enda puudusteadvusest. Kuna ma tulen ise väga vaesest lapsepõlvest ja päris raske on olnud nagu läbi elu võidelda selle mingisugusega ei ole ja ma ei saa endale lubada ja sellised mõttemustrid. Aga seda saabki nii-öelda vabaks lasta, kui me hakkame lihtsalt teistmoodi käituma, teistmoodi mõtlema. Kõige tähtsam on teistmoodi mõtlema. Vot nii. Et selline sissejuhatav algustus video siis. Ja kui sa juhuslikult soovid enda küllusteadvust tõsta, siis YouTube'is minu kanalil on eraldi playlist sinu mugavuseks tehtud. See on reaalselt, see on koolitusprogramm, see on õppeprogramm. 21-päevane küllusteadvuse avastamine ja uurimine. Tee see läbi. Kui sa oled võimeline pühenduma, distsiplineerima iseennast, et see läbi teha, siis sa näed, kui palju sinu küllusteadvus reaalselt kasvab. Et see on väga suurepärane ja samas on sealt ka sulle informatsiooni, mismoodi nagu reaalselt mingisugust õppeprogrammi või koolitusprogrammi midagi sellist nagu teha. Et nii-öelda video ja kirjalik osa. Et iga video all, kas video kirjelduses või siis esimeses kommentaaris on nii-öelda siis terve selle video sisu nagu tekstilise poole info. Vot, suur aitäh teile vaatamast, suur aitäh teile kõigile kingituste eest. Suur aitäh teile. Tõsiselt. Suur aitäh teile. Ja loomulikult jagage seda infot, kui sa tunned, et sa tead kedagi, kellel võiks vaja minna seda infot, et see nagu tooks talle rohkem teadlikkust, et ta saaks enda mingitest alateadlikest mustritest lahti või välja, siis jaga seda enda Facebooki lehel, jaga seda kuskil kinnises grupis, avatud grupis, kus iganes, sest see on väärtuslik info. Ja loomulikult likeige, siis nii-öelda share'ige ja kommenteerige. Ma olen teile kõigile väga-väga tänulik, et need on sellised lihtsad asjad, kuidas te saate mind aidata. Ja terve see playlist, mis siin nüüd tulevad, on väga-väga väärtuslik, et ma olen ise nagu katse-eksitusmeetodil neid asju kasutanud ja siis ma tean nagu ka siis tõdeda, et need asjad toimivad. Ja ma toon ka siis sisse enda elust näiteid ja kogemusi, nagu kuidas ma olen siis neid nii-öelda siis nagu kasutanud. Ja kuidas need on mulle siis nii-öelda kasulikud olnud. Et minu eesmärk on sulle kõige rohkem nagu väärtust tuua, rääkideski sulle siis tuues sulle neid asju ette, mida kasutatakse tihtipeale sinu enese vastu, kuna sul puudub teadlikkus. Röövitakse, kaaperdatakse ära sinu nii-öelda alateadlikud käitumispsühholoogilised mustrid, mallid ja nii edasi. Et suur aitäh teile ja järgmise korrani. Tšau! Ilusat päeva jätku päikest. Ta on küll pilvede taga, aga siiski me saame alati päikselt vitamiini ja elujõudu, nii et mingi jalutama. Tšau!